Tere armsad sõbrad, kohtusimegi jälle taas, ei läinudki liiga palju aega seekord mööda, suutsin ennast kokku võtta, et täna siis vaadata aktuaalseid küsimusi, muresid. Ja ma arvan, üks kõige suurem temaatika, mis praegult on väga aktuaalne, on Nursipalu, ehk see Nursipalu, ma ütlesin väikese aktsendiga seda miskipärast. Ma olen natukene kursis midagi, ma olen lugenud selle kohta, et nad vist tahavad mingisugused laiendada, mingisuguseid piire omal, et siis seal saaksid sõjaväelast harjutada ehk. Ma pean vaatama, kus kohas see Nursipalu asub, sest ma tean, kuskil lõuna poole vist on. Et mul oleks nagu idee, mida ma vaatama hakkan. Ma ei ole seda kohta nagu vaadanud. Nursipalu. Nii. Ma ei... See on nii halb näha, vaata, ma ei saa üldse niimoodi aru, kui siin on üks suur pilt. Kuule, aga meil on ju mingid harjutusvälju on veel, meil on mingi Männikulinnak ja Männiku harjutusvälju, ma ei teadnudki, ma ei ole niimoodi uurin kunagi, aga okei, enam-vähem sain aru Nursipalust. Ja siis on küsimus, et inimesed peaksid siis oma kodudest lahkuma. Ma ise ei ole seda teemat veel kuidagi vaadanud. Minul on alati miskipärast tunne, ma olen tegelikult omal, näiteks mul on vastuvõtul käinud, ma olen neid hoiatanud just Kesk-Eesti kohta, mis jääb sinna Paide poole just. Mul on kogu aeg olnud tunne, et sinna võib midagi tekkida, midagi ebameeldivat ja inimesed on sunnitud lahkuma. Et ma olen kõiki nagu ise eraldi hoiatanud just selle Kesk-Eesti eest. Aga vaatame, ma segan kaardid ära ja paneme siis... Nursipalu. Ma mõtlen, kuidas ma seda nüüd küsin. Ma panen 3 aastat, vaatame, ma alati panen 3 aastat, see on niisugune nagu piisav aeg. Küsime siis kõrgematelt luba ja hakkame siis seda Nursipalu vaatama. Ma mõtlengi, et kuidas ma selle küsimuse siis esitan. Esimene kaart on kokkulepete kaart, et tegelikult neil on juba kokkulepet tehtud. Ehk siis kaart mitte mina, vaid kaart viitab sellele, et mitte mingisugust tegelikult arutamist enam ei tule, et tegelikult on plaan juba valmis. Ma ei tea nüüd, mida inimestel on räägitud, kas nad veel mõtlevad või vaatavad, aga sealt on kuidagi kõrgematega on juba tegelikult mingisugused kokkulepped tehtud. Et nagu kokkulepet justkui muuta ei saaks. Aga ma ütlen sulle, kui see laieneb, siis see toob mingisuguse hästi suure vihaõhutuse. Et mul on tunne, et neile kuidagi need plaanid ei lähe päris niimoodi, nagu nad on lootnud. Ütleme, et isegi kui kokkuleppe on, eks ju, siis midagi tuleb seal kogu aeg ette, et nad peavad natukene oma plaane ise muutma hakkama. Vaatame. Aga seda ma ütlen, et kui ma vaatan 3 aasta raadiuses, siis siin on kohe niisugune ilus sõdurite kaart, et ma üritan hästi rahulikult vaadata, ma aru saaksin. Mul on ikkagi selline tunne, et see ei hakka ikkagi, ma ennem kui ma vaatan, kuidas inimestele mõjub. Mul on ikkagi tunne, et ma ei ütlen mitte midagi, las ma nüüd vaatan. Kuidagi natuke segane jäi see asi minu jaoks. See on siis ühesõnaga inimeste majad, eks ju, ja siis nad tahavad inimestele pakkuda uut elukohta, eks umbes, et minge siis oma elukohtadest ära, me leiame teile uued. Nii palju, kui ma olen kuulnud. Aga ma vaatan. Mul on tunne ikkagi, et ikkagi osadele jäävad ikka oma elukohad alles. Ma vaatan. See tuleb mingi naine, kes hakkab õudselt oma selle õiguste pärast võitlema.
et isegi naljakas on see, et noh, et ütleme, et kui seal on ikkagi pereinimesed, eks ju, siis ütleb, et naised on nagu võitlusaltimad kui mehed tegelikult selle võitluse suhtes oma kodude pärast. Nojah, sest vaata, naine on ju perehing tegelikult, et mees on see, noh, ideaalis, kes siis raha toob koju, eks ju, naine on see, kes sellega majandab. Aga siin ikkagi jah, sõdimiseks läheb, aga noh, sellele suurele, sest ega noh, mina olen selle poolt ikkagi, et ega Eesti ju seda ise ei otsusta, eks ju, et tuleb ikkagi kuskilt kõrgemalt. Ja et ikka see läbi surutakse, aga mul on tunne, et ta ei lähe ikkagi nii hullusti, nagu arvatakse. Et ta ei lähe nii hullusti, nagu arvatakse, vaid osadel ikkagi midagi jääb alles, et päris kõik majad, ma ikkagi näen, et kas ta siis lükatakse nagu edasi, et ei tule see nii kiiresti, või siis on ka võimalus, et kuidagi pannakse nagu need tõkestused nagu ette kogu aeg. Aga siin näitab, et nagu hästi imelikult nagu võivad hakata isegi juhtuma nagu paranormaalsed asjad seal. Mul on 2 maagiakaarti lugemises, nagu, et inimesed ei oska nagu ise ka seletada, nagu, et kuidagi nagu nende nagu kaitseks. Need võib-olla esivanemate hinged või kuna need kodud vaata nii südametega ehitatud, eks ju. No, meie Eesti inimesed ei ole nüüd nii palju raha, et kuule, et okei, lähme välja, võtame uue kodu, eks ju, ostame. Et see on ju südamega tehtud. Et mul on tunne, et need inimestel on koduvannad nii tugevad seal sees, et need plaane hakatakse nurjuma niimoodi, et noh, nad saavad oma tahtmise lõpuks, aga see tuleb läbi kivide ja kändude. Aga see, mis siis mida näitavad minu kaart, on see, et see nad räägivad, tuleme inimestele kokku, et arutame seda teemat, eks ju. Siin kaart ütleb, see on tegelikult ammugi kokku lepitud juba. Et see tuleks lihtsalt teile head nägu tegema. Et kuule, et noh, et me teile nüüd ala nagu kuulame, eks ju. Mina ei näe, et siin keegi midagi kuulab. Aga mul on tugev tunne, et see koht ei ole ainuke koht, mis jääb, mida hakatakse laiendama, vaid ikkagi midagi tuleb veel. Ja ma ikkagi vaatan kogu aeg Kesk-Eesti kohta. Midagi suurt, mis inimestele üldse meeldima ei hakka, tuleb Kesk-Eesti poole. Mina näen Paidet. Noh, see Paide ligi, mida ainult Paidet on, siis ma lihtsalt tean, et on ainuke see nagu suhteliselt Kesk-Eestis, eks ju. Aga ma näen keskel nagu, Eesti keskel. Et kes kinnisvara nagu osta tahab, et siis peaksid nagu hästi mõtlema. Ma ei tea, aga ma vaatan, mis sellest üldse välja tuleb. See on hästi siuke, noh, ma arvan, et see on see kõik, mida me kõik tegelikult ise teame, eks ju. Aga mul on tunne, et nii kui see valmis saab, ma arvan, et sellega läheb ikka aega ennem, kui ta valmis saab. Aga see on ammu otsustatud juba. Aga mul on tunne, et ikkagi mingisugused nagu leevendused ikkagi tehakse, et kokkuvõttes ikkagi inimene kaotab, aga algul jätakse nagu mulje umbes, et okei, et sa võid jätta ja siis mingi aja pärast ta süüaks lihtsalt välja sealt tegelikult, et inimene pärast läheb vabatahtlikult sealt ise ära, sa saad aru, et seal on võimatu tegelikult elada. Mul ei ole niisugust tunnet, et kõik peavad 100% lahkuma, aga need, kes ei lähe, neil tegelikult tehakse see oleks suht võimatuks, et inimene saab aru, et ta läheb ise lõpuks ära. Aga ma vaatan, aga mul on tunne, et kui see ehitatakse valmis, ma ei tea isegi, mis see täpselt tuleb, siis see hakkab tegelikult mingit väga suurt poleemikat ja väga suurt konflikti tekitama meil kuskil mujal, ehk siis idas kohe. Mul on tunne, et see ei hakka seal pool meeldima. Ma vaatan korraks, et kui see ehitus hakkab, aga seal hakkab mingid paranormaalsed asjad juhtuma. Ühesõnaga, et neil, ütleme, nad hakkavad midagi seal ehitama, siis neil läheb seal midagi katki, siis seal võivad sõjaväelased järsku surma saada, ütleme, et noh, mingisugused, meil alles oli mingi uudis, kus kogemata keegi vist lasi kedagi teist on ju, või ta lasi ise ennast, no ühesõnaga mingi sõjaväe uudis oli, alles oli paar kuud tagasi, ta vist lasi ise ennast või keegi sõjaväekaaslane lasi kedagi, no ühesõnaga mingi teema oli ja seal näitab, et sellest tuleb nagu mingi Bermuda kolmnurk, niisugune negatiivne koht, kus hakkavad maagilised asjad reaalselt juhtuma, et mitte keegi seal pärast tegelikult ollagi ei taha. Aga see ongi see teema, et inimesed sunnitakse kodust välja. Tegelikult inimene ei taha minna. Igal perel on tegelikult ju olemas oma koduvaim, eks ju, oma koduvana siis, kes kaitseb seda kodu. Ja kui inimesed sunnitakse välja, inimene läheb nuttes ära, ta ei taha minna, siis kellelegi järgmisele, kes seal on, ei ole vahet, kas seal on maja alles või seal on maatükk, et kas see energia ju sinna jääb. Ja see ei tõota kunagi head.
Sest ma alati inimestele öeldud, kui te valite omale mingisugust kodu, siis alati usaldage oma esimest instinkti. Kui teil on tunne, et sa vaatad peale, ütled, et mulle meeldib see minu oma, siis on see sinu oma ja seal on hea energia. Kui sa hakkad ennast ümber veenma, et tegelikult siin on ju ilus, aga ei ole tunnet nagu kodu, siis mitte kunagi ta su võtta, sest sinu energia ei ole siis selle koduvanaga või eelmiste inimeste energiaga üks. Ja kui ei meeldi, siis hakkad tegelikult üle võtma nende teiste inimeste emotsioone, kes seal elasid. Ja vaesed sõdurid, kes sinna lähevad pärast treenima. Ma vaatan. Segan need kaardid ära. See näitab mingit välismaalaste baasi üldse, aga see näitab väga suurt raha kohta. Antakse väga suured rahad selle koha jaoks. Et siin, mina ütlen ausalt, seda räägib minu kaardid, eks ju. Et mina ütlen ausalt, et okei, see võib paslikuna siin kõlada, aga minu kaardid ütlevad, siin ei ole tegelikult riigikaitsega mitte mingit seost. Et see koht nagu kedagi siis välja õpetada, et need pärast riiki kaitsta, see on raha paigutamine. Minu kaart näeb seda. Minu kaart, mitte mina. Aga see näitab, siin tuleb suur hulk välismaalasi. Välismaa kaardid on mul kogu aeg. Ja jälle tuleb mingid suured rahakaardid. Ma ütlen sulle, et see on ka võimalik, et seal hakatakse midagi muud tegema, aga niimoodi, et tava inimene ei tea. Seal on kuidagi nagu midagi kavalat veel mängus, mis toob raha sisse ühesõnaga. Ja see on otsesest välismaalastega või midagi välja viimisega nagu. Aga meile öeldakse, see tuleb üks asi, aga minu kaart näitab, siin tuleb midagi veel. Mis on otsesest nagu rahaga või nagu millegi eest nagu raha saamisega. Ühesõnaga midagi seal tuleb veel. Ja ma näen hästi palju välismaalasi. Aga kogu aeg ma näen ka seda, et mingi aeg mul on tunne, et seda sõjaväelaste, vaata vanasti need kodutütred, ma ei tea, mis need olid, kadetid või mis iganes, mina teab, ma olin kodutütar äkki 6 aega, sai reisidel ju käia vaata läbi Eesti. Ja midagi sarnast hakkab ka tulema, see on jälle lastekaart. Et kas siis tõmmatakse see piirvanus nagu nooremaks, kus poisid lähevad siis õppima? Mingi teema ühesõnaga sellega tuleb. Et justkui nagu lapseealised võetakse. Praegu ma isegi tea, mis see vanus on, 18 ehk või? Peaks olema vist on, et kui lähed sõjaväeka, võtmed 18 olema. Mul on tunne, et nad võivad selle 16 peale tõmmata. See oleneb, kui kriitiliseks siit väljaspoolt läheb, aga hakkame vaatamegi sujuvalt. Kui kriitiliseks meil siis läheb, me mõtlengi, et idanaabritega, eks ju, sest idanaabritel tulevad ka ju õppused, eks ju. Aga mul ongi tunne, et idanaaber võibki sellepärast tegelikult igedaks minna, sest idanaaber teab, mis tegelikult... Mina ei ole nüüd, ma ütlen, siiski pean ära ütlema, et ma ei ole Venemaa pooltaja. See, et ma see kunagi elasin, see tähendab, ma nüüd pooltan Venemaa poliitikute otsuseid. Aga väga palju see, mis otsused teevad poliitikud, ei oma mitte midagi sarnast sellega, mida tegelikult tunnevad oma südames rahvus või siis need inimesed. Mul on nii palju sõpru, kes on siiamaani Venemaal, eks ju, kes muideks väidavad, et nende elu muutunud ei ole. Hinnad on täpselt samasugused, nemad ei ole tundnud väga suurt hinnatõusu ja kõik samad tooted on tegelikult. Nii et see, mis meile siia pooletatakse, on tegelikult hoopis üks teine jutt, eks ju. Kõik asjad on neil olemas. Aga minu tutvusringkonnas ei ole ühtki sõpra või sõbrannat, kes toetaks sõda. Ja mul on ka meessust tuttavaid, kes on ise tegelikult sõjaväes käinud, kes ütlevad, et nemad sõdima ei lähe. Nii et poliitika ja rahvus on tegelikult 2 erinevat asja. Wow. Aga vaatame siis, et seal, kuskil nüüd seal peaks ikka õppused tulema, eks? Ja vaatame, mida need õppused siis kujutavad meile. Ma arvan, et see on niisugune aktuaalne küsimus, mida nad kujutavad meile. Venemaa õppused. Mitte mingit.
Mul on isegi tunne, et ta võib täitsa isegi ära jääda. Ta võib ära jääda või võidaks isegi edasi lükata. Mingit ohtu, seda ma võin päris kindlalt öelda, isegi mitte ühtegi halba kaarti ei tule. Et see meile mingit ohtu nüüd küll ei kujuta. Seal pigem võib tulla selline asi, et nad näitavad oma nagu seda oskust, et näed, vaadake, mis meil on, vaadake, kui hägedad me oleme. Et vaadake meie võimekust. Aga mitte ühtegi kaarti ei ole. Siis kui ei ole vaata mitte ühtegi, eks ju, ma panen isegi lisakaardi, siis see peab olema suht kindel. Ausalt ei ole. Aga ma tean, et siin uudises kõlavad kogu aeg sellised nagu hirmutavad loosungid, et see aasta veel me ei tunne, et nagu oht oleks, eks ju. Ma rääkisin ju siin natuke aega tagasi ka oma unenõust oma Facebooki grupis. Kerra Marilin on siis mul see Facebooki grupp, kus ma nägingi niisugust suurt nelinurkset lendavat niisugust kopterit või mina ei tea, mis ta oli siis, eks ju. Suur võimas ja kui ma kusjuures täna läksin sõbrannaga juttu ja siis ma vaatan, mul telefonis kukub käest. See rutt üles filmisin, see täpselt see, mida ma unes nägin. Ja see oli nagu minu jaoks märk, sest kui ma seda paar nädalat tagasi kirjutasin, ma ütlesin, et ma näen niisugust suurt lennukit või helikopterit, nelinurkset, laia, suurt. Ja peale seda ma näengi, kui see hakkavad kõik siis lendama nagu lõuna suunas. Meist nagu üle pea. Kui ma täna seda nägin, mõtlesin, et kurjam, et see võib olla märk. Mul on selline tunne, et kuskil tuleb suurem konflikt, mis meid väga ehmatab. Väga paljud võivad isegi hirmust hakata ära minema. Aga meile kui riigile ma ei tunne nagu ohtu. Kuigi ma olen alati öelnud, et ma jään siia nii kauaks, kuni ma ohtu ei tunne. Aga ma arvan, et isegi natuke iga kord, kui lähemale need paugud vaata jõuavad, siis nagu, kui mina täna seda kopterit seal nägin, siis ma ütlen ausalt, et mul käis küll jõnks korraks seest läbi. Sest ma arvan, et sa ei suuda ära registreerida tegelikult ju seda, mida sa näed, et kas see ongi nagu reaalne. Ja seepärast ma arvan, et sellised asju vaata mul on oma riigi kohta nii raske vaadata, sellepärast, et ka mina elan siin riigis ju. Ka mina olen ju tegelikult inimene oma tunnetega ja mul on ka pere siin, mul on oma lapsed siin. Aga ma üritan seda võimalikult nagu emotsioonitult vaadata, siis on kõige õigem lugemine. Aga ma segan siis kaardid ära ja ma vaatan sõjaoht Eestile ja ma panen aasta aega. Eesti-Venemaa suhted siis, eks ju. Jah, paneme niimoodi. 2 kaarti on mõjutatavad kaardid. Meie president ei otsusta seal mitte midagi, aga siin näitab, et pahased otsused peab hakata tegema naisterahvas. Mis ei mõju hästi. Märts, aprill, mai. Mai näitab niisugune kuu, kus võib natukene pingeliseks minna. Juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. Aha. Ei, siukest, ei siia ma ei näe ikkagi, ma ütlen sulle siia ma ei näe, aga ma ütlen, et oota, ma vaatan selle ka. Ma ütleks, et järgmised 3 kuud on sellised kriitilised. Märts, aprill ja mai. Märts, aprill ja mai, aga ma ei näe seda siiski meile endale. Aga maikuus võib natuke siukest raputust meile tulla, sest tuleb surmakaart ja siis tuleb võitluskaart. Aga kus juures ma võin seda öelda, et see kaart toobki meile selle asja, et nagu näitab, et meil on tegelikult suhteliselt hea kaitse. Et ma ei usu, et kuigi me oleme väike riik, meil on hea tagala, eks ju, aga mul on tunne, et siit siiski meil ei näe ohtu. Ma ei näe. Meie riigile ma ei näe. Ma eelmine minu arust vaatasin sama, et ma ei näinud, et meie riigil oleks. Aga miskipärast viimase ajal mul kogu aeg on selline tunne, et kas mul on 2 vahel nagu ping-pong. Saksa, Poola, Saksa, Poola, Saksa, Poola. Kogu aeg. Ja ma ei suuda otsustada, kas Saksa või Poola. Mul on tunne, et kas siis seal ida poolt keegi siis nagu ise võib nagu mõelda, et missuguse sammu tehakse. Mul on tunne, et nad ei jätka nagu sama ringi tegemist. Miks? Vaata, me kõik elame mingisuguse oma süsteemi järgi, eks ju. Mõni on mingi suhtes, mis teda ei teeni, eks ta võib aastaid seal olla. Mõni on aastaid üksinda, sest ta ei julge mingit kedagi oma ligi lasta. Me elame, see on ka süsteemi järgi elamine, eks ju. Kui me vaatame seda sõjamomenti, eks ju, siis tegelikult see sõda on ju kestnud kohe aasta. Ja näevad tegelikult, et see sama asi, mida nad praegu teevad, ei toimi ju tegelikult. Löövad see kedagi maha, tulevad jälle uued peale, eks ju. Pommitavad maha, ehitavad jälle uued, et see ei toimu. Nad peavad tegema mingisuguse sammu, et tõsta seda tähelepanu täiesti mujale. Ja siis teevad šahmat.
Vaatame korraks Ukrainat. Seda ma ütlesin ammu, et see sõda jääb aastateks. Aga mul ei ole tunne, kahjuks mul ei ole tunnet, et nad seda Donbassi seda tagasi saavad. Mul on tunne, et see vene meelsus jääbki sinna, see on nii tugevalt sinna sisse juurutatud ja ma usun, et sinna saate ka palju venelasi elama. Neil lubati seal palju, kes sinna lähevad. Mul ei ole, mis oli see Donbass ja Herson ja rohkem ma neid seal väga ei tea, mis seal oli, et seda kõik, mis seal juures on. Mul on tunne, et ma vaatan korraks. Ma vaatan Ukrainat. Me oleme kõik aastad juba kaasa elanud tegelikult sellel juba aasta aega, eks ju. Et vaatame Ukraina-Vene suhted. Siin peab kogu aeg vaatama sellepärast, et mul on tunne, et ega nad ise ka ei ole seal täielikult ära otsustanud, mida tehakse. Et seal ka vaadatakse, kuidas siis midagi läinud on ja vastavalt sellele siis otsustatakse jälle midagi. Ei, ma ei näe, et siin see lõpeb mingisuguse. Jälle tulevad need naisterahva kaardid, et naisterahvast saab end seda lõpetada. Eks siis kellelgi peab keegi kuputama kuidagi kõla peale. Aga ikkagi mul on tunne, et keegi sekkub veel, et mingi kolmas riik tuleb ka sekkuma ikkagi. Aga siit ma ei näe siukse nagu katastroofilisi nagu uudiseid, ütleme niimoodi, et märkame hommikul praegu üles ja mõtleme, et vau, et kas on nüüd midagi, mida me oleme vahele jätnud, eks ju. Et ma usun ka, et pool aastat tagasi kõik kohe arvutites ja telefonis vaatasid kohe uudid, kas on midagi muutunud, eks ju. Praegu ju tegelikult pikas perspektiivis pole midagi muutunud ju. Ja ma ei näe ka seda nii pea. Eestile moht on ja paljud küsisid ka Soome kohta, vaatame ka Soome ära. Paljud on küsinud ka Soome kohta, Soome tahab ju NATO-ga liituda, eks ju. Vaatame. Segan kaardid siis ära, mõtleme siis Soome peale. Nii, segan kaardid ära. Ja ma panen ka aasta aega, ma arvan aasta aega on siuke piisav aeg, et vaadata, kuidas seal võiks olla. Oho. Oot, millal ta NATO-ga peaks liituma? Ma ütlen, et tegelikult on see, see ei ole nagu Soomele endale hea, aga mina ise arvan, tegelikult Soome oleks võinud jääda neutraalseks, ma saan aru muidugi Soome hirmust, eks ju, aga siin ütleb, et Soomel ei ole üldse head energiat või mõjud. Et kas seal ääres võib tulla midagi tõsisemat, konfliktilaadset, sest et mõjutavad kaardid ongi siis karmakaart, eks ju, saad siis seda, mida sa ise oled teinud. Eks nad võivad hakata sõna võtma, et ta ikkagi näitab seda, et ise Venemaa ei lähe tegema, ütleme niimoodi, et kui nad ei lähe lambis sinna mingit pommi panema nüüd, või nad ei lähe lambis nagu ütleme, et 200 sõjaväelisega sisse, nagu nad tegelikult Ukrainale tegid, eks ju. Aga ütleb, et nad võivad hakata ise küsima, et nad ise loovad midagi soomlased ja ise, või poliitikud, eks ju, ja ise lõhuvad. Ehk siis see saab tulla ainult nende mingi väljaütlemiste või mingi sanktsioonide või mingiste asjade tulemus. Või siis nad hakkavad seal piiri peal mingisuguseid asju nagu tagajärgsult tegema, mis on nagu provokatiivsed. Aga nagu öeldakse usside kohta ka vaata, et kui sa teda ei sega, siis sa võtad rahulikult mööda kõndida, aga kui sa lähed niimoodi surama, minu jaoks see ongi provotseerimine niimoodi, aga siis lõpuks see tuleb. Et see aasta on väga ohtlik aasta Soomele, ma ütlen, et provotseerida ei tasuks. Ma vaatan täpsemalt, mis kuud need olla võiksid. Ma ei ütle isegi siin täpselt kuud, ma ütlen sulle, et siin on, ma usun, et see on kuidagi sõjaväega seotud, sest siin ma näen jälle hästi palju neid sõjalisi kaarte. Kas nad siis panevad nad piiri peale või siis keegi rikub mingit lepingut, mis nad seal teinud on. Aga ma ütleks, et see võib tugevalt olla aasta teises pooles. Nagu see hullem pool, ma vaatan aasta teises pooles. Nii et kui te näete nagu, et ütleme, et ülevalt poolt olevad siuksed ebaõiged otsused, eks ju, millega te ei nõustu, siis te võite, samas, mis see annab, et ole siis ettevaatlik, mis see tähendab, et ole ettevaatlik, kuhu ma siis lähen, eks ju, ei lähe ju kivi alla või ma lähen 5 aastaks, ma ei tea, kuhugi mujal elama või tööd tegema, eks ju. Soomes on vähemalt see, pluss teil on kuhu varjuda. Meil pole siin kuskile minna. Ühtki normaalset kohta ei ole. Soomes on see suur pluss vähemalt, et seal on vaata nii kivine pind, eks ju, seal on need
igas majas on tegelikult ju keldrid ja asjad, aga ma ise kaardide järgi, no tegelikult ei ole head kaardid, ma ütlen. Aga siin ma ei saa vastata selle, ma ei saa öelda, kas ei või jaa, sellepärast siin on see ise tegemine. Nii palju, kui provotseerid, nii palju saad. Ja aasta teine pool ütleks siiski. Vaata, see aasta ma ütlesin ka ju vaata, et olge reisimistega ettevaatlikud. Et noh, et kui ma lähen ka ju reisile, ma lähen ka Dubaisse, aga ma alati vaatan ennem üle, et kas ta asub minna või mitte. Ja vaata, nüüd seal Türgis oli juba käes, eks ju. Aga minu arust ütles ka Igor Mang, et see aasta võib tulla hästi palju loodusasju. Terelikult seal mingi see planeet, ma ei vaata küll otseselt nagu planeete, ma vaatan kaarte, aga jah, see aasta on jah. Hästi soovitan otsustada sisetunde järgi. Et minu Dubai reis oli ka hästi järsku, mul tegelikult polnud üldse kuskile plaanis minna. Aga mul oli tunne, et see võib see aeg olla, kus võib tulla natukene siukest konfliktilaadset olekut. Ma ei näe põhjust, ma ei näinud tegelikult aasta lõpus või aasta alguses põhjust, ma peaks kuskil ära minna, mul polnudki mingisugust plaani tegelikult. Sest ma mõtlesin, et ma olen peale suve võib-olla, et kui need suuremad natuke on. Kogu aeg lükkus mul edasi see minek, eks ju. Aga ma nagu hästi intuitiivselt üritan ise ennast kuulata. Siis mul märtsi kohta ei ole ka eriti head tunnet. Ja ma olen ühe korra piletid muutnud veel varasemaks. Ja täna ma tahtsin veel varasemaks muuta. Siis ma ütlesin, okei. Mul on nagu paanikatunnet, aga nagu hirmus ka ei taha elada. Emiraadid on selles mõttes hea koht. Kes sinna seikide juurde ikka läheb sõdima, mitte keegi ei taha sinna sõdima minna. Sealt kõik see peamine tulebki. Aga paneme siis lõpetuseks ka selle, et kas on veel midagi, me peaksime teadma maailma kohta, eks ju. Ma panengi niimoodi, et Ameerika, Euroopa ja ida siis, eks ju. Või peaks Hiina ka panema või? Vaatame, ja ma tean, et seal mingi õhupall lendas kuskil, eks ju, Hiina. See oli ka provokatsioon ju täielik, täiesti provokatsioon. Aga vaatame korraks seda Hiinat siis. Mul ei ole kunagi mingit kindlat sihti, kui ma hakkan kaarte vaatama. Ma ei tea, miski mulle praegu ütles, et ära vaata Hiinat. Ma üritan ruttu nüüd ära puhastada. Kas antakse luba või mitte, ma ei tea, mingi tunnetust ära vaata, et suu kinni. Proovime. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aga ei siit mingit maailmale on küll mingit ohtu ei näe, aga ütleb, et septembrikuu võib Hiinaga tulla jälle mingi uus teema. Kus ta võib isegi, ma tean, et seal vist Taiwanile üritas vist kallale minna äkki või? Oli vist Taiwan või midagi, mis seal on juures, eks ju. Aga täitsa sõdimiseks võib kuskil minna jah, kuskil septembris, augusti lõpp septembri algus. Et siis seal võib kuskil minna, aga ma ei näe nagu, et ma ei näe, et meie poole nagu siia. Mis on, ma arvan, et hea. Ja siis peaks mingi riigipea vahetus ka tulema näitab. Keegi jääb millegagi vahele. Ma isegi tea, seal on ka vist diktaator, eks ju. Seal on ka vist, paar hiinlast on tuttavad, et seal ütlevad ka ise, et kes on reaalselt hiinlased, eks, et seal midagi head ei ole praegu. Nad on ka Eestis praegu. Aga oota, mida ma pidin veel vaatama? Ja maailma, eks ju. Seega on siis kaardi ära küsime kõrgemalt. Oi, ma olen kõrgemalt kogu küsin, et annaksid meile suuna kätte. Segame siis kaardid ära ja paneme Ameerika. Ameerika poolt mitte midagi uut ei ole tulemas. Euroopa. Ta ütleb, et ei, ka mitte midagi uut, sihukest enne olematut praegu. Venemaa. Aga Venemaale võivad väiksed võidud tulla. Väikesed võidud, vaata. Ja siin ütleb, et eks see sanktsioon tegelikult neile midagi halvemaks ei teinud. Et tegelikult maksab selle Eurooplane ju praegult kinni.
kõik see hinnatõus, meie maksame. Kui ma rääkisin suve algusest teile või eelmine suvi, et ma maksin kurgi eest euro või euro 15, siis nüüd ma läksin poodi ja ma maksin oma kurgi eest 2,30 juba. Eks ju? Vaarikad Rimis, külmutatud, mis ma lastele smuuti sisse tavaliselt ostan, maksavad juba 6 või 7 eurot. Nagu paneb mõtlema. Aga seal võivad jah, mingisugused väikesed võidud tulla. Isegi ma vaatan Hiinat korraks. Siia juurde nagu, siis ongi need mandrid kõik, eks ju. Ma vaatan nende vahelist seost. Kuule, aga need on küll mingi sümbioosi leidnud. Hiina ja Venemaa. Siin ma tean, et Hiina mingi aeg ei kiitnud heaks, eks ju. Aga mul on tunne, et see võis ka ainult nagu kuidagi nagu ametlikult niimoodi olla. Sest siin mingit head seost ja mingi üksteise mõistmist neile näitab. Aga ma ütlen, et kellelgi idast, saad aru küll, millest ma nagu räägin, eks ju, ei meeldi see juht, kes seal on. Et võimalik, et kedagi või midagi tahetakse sealt kõrgelt ära koristada. Hiinas just. Hiina pea siis. Võtame siis sellega üle siit. Aafrika. Austraalia. Euroopa ja Venemaa. Euroopa ja Ameerika. Aga mina ütlen ausalt, et kui ma praegu vaatan Ameerika ja Euroopa vahelist suhet, siis ma ütlen sulle, et tegelikult oleme tülis meie. See abi, mis kunstlikult pakub siis nagu Ameerika, eks ju, et oi, me oleme see suur vend, kes paneb jälle õla alla. See on umbes sama teema, nagu oli nende vaktsiiniga, paneme kõik õla alla, eks ju, siis kõik paned õla alla ja siis nüüd aasta hiljem kõik nagu naeravad, et kuule nagu tegelt või. Panime kõla alla, aga oli, ma ei hakka liiga palju rääkima, aga ja mul on tunne, et päris kõik ei ole ikkagi, mitte tunne, vaid päris kindlasti kohe, et kõik ei ole päris see, mis tundub, et suur Ameerika meid nüüd aitab ja et tema nüüd ainult meie päästja. Mina võin päris kindlalt väita, et see on see koht, kes teeb tegelikult asja veel hullemaks. Sellepärast tähendab, et Euroopa ja Ameerika vahel võib ka tekkida suurem ütlus, mingisugune nagu suurem tegelikult konflikt. Millega absoluutselt ei nõustu. Ma ei tea, kuidas Euroopa Liit siis, ma arvan, et see siiski on. Ja Ameerika Ühendriigid, millegist tuleb selline suur nagu konflikt või mingisugune mitte nõustumine, mis võib nagu teha suhted külmaks, kui praegu me oleme nagu justkui koos selles kõik, eks ju. Aga mul on tunne, et Euroopast hakkavad mingi aeg, Euroopa Liit hakkab mingi aeg nagu aru saama, et tegelikult selle mängu see kuum pals või see kuum kartul on meie tegelikult üldse. Ja inimesed on sama nagu COVID-iga, vaata inimesed hakkasid lõpuks juba mõistma seda. Et nüüd on need, palju need doosi siis on, mis esiteks pahaks läksid, eks ju, saadeti kuskil Ugandasse, mis meil seal veel olid ja nüüd antakse arengumaadesse, aga tellima võtame ikka need sisse, kes maksab kinni, meie maksumaksjad ja me inimene on vait mitte midagi jälle ei ütle, on ju, maksame kõik kinni ja saadame Ugandasse või kuhu iganes. Ja mitte keegi, jälle mitte millegi eest ei vastuta, aga need on need inimesed, kellele me maksame siis 4, 5, 6, 7 000 palka. Mina ei saa aru, miks Eesti inimene nii vait on, et ta ei lähe nagu mitte midagi ütlema, kui sa vaatad kuradi, sõna otseses mõttes, tahaks halvasti kui öelda, lähed tänavale, möllad, ütles, see ei olegi okei, mis ma hakkan juba ropendama. Üks ütleb mäe ja siis kõik ütlevad mäe järgi nagu tegelt. Meil tõusevad siin hinnad, meil tõuseb siin vesi ja mis siis tehakse? Inimene hoiabki suu kinni ja maksab lihtsalt ära. Me räägime näiteks laste rahadest, mis anti juurde, eks oi, ja siis tekitasidki siukse nagu kunstliku nagu lõhe, et näed, 3 lapsega saab nüüd nii palju ja 2 lapsega saab nii palju, eks ju. Aga samas täpselt sellel kuul, kui tõsteti nõnda nimetatud seda siis emadele siis või isadele siis seda laste raha, eks ju, tuli kiri lasteaiast, kohe tõusis, vau, lasteaiamaksud ka ja mitte vähe, siis tekib küsimus, miks sa seda üldse siis annad, kui ma annan ju selle kohe ära. Et jääks jälle mulje, et näed, me anname ju. Et vaadake nüüd asja sügavalt, ega riik saab selle ju teistpidi tagasi kohe. Ja see ei ole tegelikult, mina olen selle poolt, lapsed teeme endale, tegelikult me peame nad üldse ise üles kasvatama, kui sealt tuleb mingisugune abi, tore on, aga ma ei hakka selle pärast nüüd lapsi tegema, et ma sealt poolt kuskilt mingit abi saaks, eks ju. Aga lihtsalt mina leian, et see on natukene nagu naljanumber. Et et okei, ma annan sulle selle abi, aga siis ma tõstan kõiki muid makse, eks ju. Samal kuul tõstis siis Rakvere vesi tõstis hinda. Vaatan telija tõstab hinda. Lasteaiamaksud.
Noh, ja siis see, mis ma siis plussiks sain, ma maksan ju selle kohe ära täpselt sellest samast kuust. Nad ju teadsid, mis kuust tõusevad. Keegi ei küsi nagu enda käest nagu, mis selle point siis nagu on? Keda me siis aitame? Ja siis minge valima. Pole sealt mitte kedagi validagi. Okei, ma olen endast välja, ma ei saa. Kurb on see lugu, ma ütleks. Kurb on see lugu. Meie rahvas võiks rohkem aktiivsem olla ja rohkem. Ma nüüd ei õhuta mingit massi kokkutulekuid, aga rahvas võiks rohkem enda eest seista ja öelda ka asju välja, mis ei meeldi. Meie rahvas on liiga kaua vaitalt. Kui sa vaatad üldse meie ajalugu, siis kui palju riike on meist tegelikult üle käinud, kogu aeg kannatame kõik ära. Aga kaua me siis kannatame? Aga siis ongi näha 50 aasta pärast, kus oma eestlast, põliseestlast enam polegi. Vaid siin ongi ainult teismaalast. Ja küsitakse, mis siis juhtus, vaadake Rootsit. Rootsi on väga hea näide. Kus oma rootsine ei saa enam kuskil külapoest piimagi minna tooma. Sest Abdullahid ja Mohammadid on seal kõik. Ja see reaalsus, see on meie teine reaalsus. Seda teab juba kõik, sest kui te vaatate praegult üldse seda, kui me rääkisime sellest rahva suurenemisest, eks ju, või vähenemisest, suremus on suurenenud, ilmselgelt me teame kõik, miks on see suurenenud, eks ju. Aga kunstlikud tõstsime millega üle läbi? Sisserände. See ei ole meie veri. Okei, mingil määral ma olen selle poolt ka, et segunemine okei, aga protsendiliselt ei ole enam okei. Praegult me oleme veel plussis, aga me oleme varsti vähemuses. Sest meie rahvas, kes on selline haritum, ta niisama vaata ei sünnita, kus sul ei ole näiteks valikuid ja sul ei ole nagu haridust ja kus sul ei ole nagu majanduslikku võimalust. Ja siis 50 aasta pärast ongi siin Muhamedid kõik. Meie kätes on tegelikult seda kõike muuta. Ma absoluutselt kindlasti mitte ei ole nüüd inimeste vastu või siis segunemise vastu. Aga, sest kuna minu enda lapsed on ka ju poolnorrakad, eks ju, ma ei ole selle vastu. Aga mina olen selle poolt, et usulised vaated võiksid olla vähemalt sarnased. Kui need on erinevad, siis need hakkavadki tegelikult pikas perspektiivis tegelema konflikti, tootma tegelikult konflikti. Et kui mina lähen nüüd Dubaisse, siis ilmselgelt ma võtsin kõik pikad kleidid, sest mina austan seal seda kultuuri. Ma ei lähe sinna miniseelikus või pane omale stringed jalga, ütlen kulge. Aga ma olen eurooplane, ma olen nii harjunud käima. Ma austan sealseid seadusi. Ma võtta sinna kärakad kaasa, eks ju. Seega, kui need inimesed tulevad siia, siis peaks taustama ka seda seadust, mitte tooma enda oma siia. See on minu tegelikult see sügav punkt. Aga mina soovin teile jõudu jaksu, positiivset meelt. Tänasest lugemisest siis lugege need märke. Praegult ma arvan, et on veel väga okei. Paari kuu pärast kontrollime jälle, sellepärast, et siin on need infot, liiguvad nii, nagu nad liiguvad ja need vibratsioonid. Aga praegu ma tunnen ikkagi, et saame veel rahulikult magada. Ma palun kõrgemalt, et see kõik oleks info, mis me siis kõrgemalt saame, et see on õige. Edu, jõudu, jaksu ja järgmise korrani!